tere, armas Fonte News kanali vaataja ja kuulaja. Meil on järjekordne intervjuu ühe väga huvitava meesterahvaga ja me räägime täna hingamisest. Me ei ole see aasta teinud Fonte News kanalis ühtegi intervjuud, sellepärast et sündmusi on meeletult palju ja me ei tahtnud siia sündmuste virvarri ja infotulba lihtsalt ära eksida oma informatsiooniga. Kuid tänane lugu on eriline juba sellepärast, et see lugu päästab miljoneid inimesi maailmas ja see on vajalik kõigi inimeste jaoks, millest täna juttu tuleb. Tere, Heiki Tomson. Tere, Veiko. Kuidas läinud on Tere, Eesti rahvas. Läinud suurepäraselt, et nagu ikka Ameerika mäed, nagu siin parasjagu siin elus ümberringi toimub, aga elu on lootustandev. Suurepärane. Nii et armas kuule-vaataja, pange paber ja pliiats valmis, sest on vaja üles kirjutada üks oluline tähtpäev, mis on üsna ukse ees juba. Aga nüüd räägime asjast lähemalt. Heiki, eelmine aasta sa tahtsid teha ühte väga võimast sündmust ja mingil põhjusel see jäi ära. Natukene räägid, mis sündmus see oli, mida sa teha tahtsid ja miks ta ära jäi? Möödunud aasta oli plaanis siis teha esimene Eesti hingamislaulupidu ja sündmus, mis siis seoks teadliku hingamise praktikat, pärimuskultuuri ja muusika ühtseks tervikuks ja soov oligi luua selline uus rahvuslik traditsioon, tervist edendav siis selline rahvapidu, et sellist tervist edendavat asja teha lõbusas vormis ja võimalikult palju inimestele kättesaadavalt. Et oli parasjagu ka siis Covidi periood, eks ole, nägime nagu suurt potentsiaali selles, et hingamispraktikatega on võimalik oma keha läbi närvisüsteemi reguleerida ja et see oleks selline võluvõti kõikidele oma elu ja tervise üle kontrolli võtmiseks. Ja tollel hetkel siis see asi jäi paraku katki, et olid erinevat laadi piirangud ja kui me jõudsime siis 20. augustis, siis kuu aega kusagil ennem, siis tuli peaministri korraldus, et välitingimustes peaks siis inimesed, kes üle 100 inimese kogunevad, et peaksid tegema siis koroonatestisid. Et aga meie siis... Kas oli ka maskinõue väliõhus? Tol hetkel ei olnud selles mõttes, et meil oli üle 100 pileti juba nagu müüdud ja maala, kus me seda siis teeme, on 12 hektarit suur, metsa sees, kõikidest muust elust niimoodi eemal, et ja piletiostjatest enamus olid need inimesed, kes ei soovinud oma isiklikke terviseandmeid avaldada. Oli selline tundlik aeg oli. Nüüd tänapäeval on see testi tegemine kuidagi juba nende vastu võetud ja inimesed on sellega ära harjunud, et aga tol hetkel oli niisugune hell teema ja me siis nagu mõtlesime, et mis me nagu teeme, et kas me nüüd flirdime selle nii-öelda nagu ebainimliku nagu siis seaduse siis nõuetega või me siis ei paindu selle siis asja alt niimoodi läbi ja siis me saime meeskonnaga kokku, tegime otsuse, et aus kõigi suhtes oleks see, et me lükkame selle edasi. Mina pean seda väga targaks otsuseks, sellepärast et hingamislaulupidu ei tohiks olla ümbritsetud tervist piiravate reeglite ja standarditega, sest et miks inimene läheb loodusesse hingama, mis on tervisele vajalik ja oluline, ta peab selleks nagu tegema mingit testi, et see ei ole normaalne. Et mina ise olen hingamisega kokku puutunud samuti aastaid tagasi ja ma tean elus väga ammu juba noorena tean kahte olulist asja, mis on inimese jaoks väga olulised. On inimese jaoks ka, et energia saaks vabalt liikuda, ehk inimene saaks vabalt liikuda ilma piiranguteta ja ta saaks vabalt hingata. Kui neid kahte asja piiratakse, siis inimene on haige ja ta sureb ära. Kas mul on õigus? Jah, ma olen täitsa nõus, et hingamisõpetus on vabaduse õpetus. Et Dalai Lama on öelnud niimoodi, et meil on palju kristlaseid ja budiste, aga meil on vaja rohkem kristluseid ja budasid. Ehk siis, et
et hoida ennast iseseisvalt kursis ühenduses kõiksusega, et see on hästi oluline ja tähtis, ja hingamine tõesti, noh, looja on niimoodi inimese loonud, et läbi väljahingamise me väljutame 70% toksiinidest, toksilistest mõtetest, toksilistest emotsioonidest. Kõik me väljutame läbi väljahingamise. Et see ei ole urineerimine, see ei ole higistamine, see ei ole roojamine, vaid see on väljahingamine. Ja kui me nüüd siis võtamegi selle maski teemaga seonduvat, et siis kui me paneme nagu maski pähe, looja meid niimoodi loonud, et me hingame välja ja sealt läheb välja ka, ütleme, kõik toksiline meist. Me nagu ei, noh, kõige sügavamaid, ilusamaid tundeid me väljendame ka läbi väljahingamise, et me ei ütle niimoodi, et sisse hingad, et issand, kui ilus naine ta on, armastan sind. Või vastupidi, et issand, et ma armastan sind. See kõik tuleb tundena väljahingamisega, et noh, ja samamoodi on kõik igasuguste nende teiste asjadega, mis tuleb välja hingates. Ja kui me paneme maski pähe, siis jah, me ei saa neid emotsioone ja tundeid kusagilt niimoodi mõõta ja tunnetada, küll aga ütleme toksilisi gaase, asju, mis kehast välja lähevad, need jäävad meie nina ümber. Kui me hingame uuesti nina kaudu sisse, siis kopsualveolides on miljonigi elektronid, mis jagavad ajusse ja kõikidesse siseorganitesse informatsiooni. Ehk siis, et kui sa sumbutajast heitgaasi hingad omale nagu süsteemi sisse, siis lihtsalt, et meie närvisüsteem, meie keha-meelesüsteem saab šoki, et ta ei ole harjunud sellise asja hingamisega, ehk siis, et oma jääkained uuesti sisse hingata. Et sealt ongi nagu see, et mida on ka arstid siin mõõtnud, sõltumatud, et tekib stress, tekib väsimus selle maski kandmisega. Ja see on üks nendest põhjustest, et sellest toimib väga kiiresti. Nii see on. Tegelikult vaatajale ka, et Fonte Newsis on 6 aega tagasi on üks uudislugu ka. Need samad ametliku ja tänapäeva meditsiini teadlased, kes meditsiiniga on igapäevast kokku puutunud aastat, on ise jõudnud ka uurimustega nii kaugele, et maski kasutamisel ta hingab sisse erinevaid seeni, halbu baktereid. Ehk see on juba see, et mask ei ole puhas. Ja teine asi see, et mask on ohtlik ja pikendab haiguse kulgu juba sellepärast, et stress. Ja kui Fonte Newsi kuulaja on aega lugeda neid uudiseid, siis on jõudnud teadma inimesed nii kaugele, et kõige suurem oht inimese tervisel ongi stress, viha ja siis tulevad kõik need muud elustiili probleemid. Kujutad ette, nüüd inimene paneb maski ette ja ta läheb stressi. Juba see tekitab tal kehas ju häireid, tohutud häireid. Ja kui takistab õhu ka ja siis ongi totaalselt häires. Ja ma tahangi selle jutuga jõudnud sinnamaani, et Eiki, et mis sind viis üldse hingamise juurde, et miks sa tegeled selle hingamisega? See on väga hea küsimus, et sa just nagu lõpetasid see sama stressiga, et mina tegelikult hakkasingi hingamist praktiseerima tänu sellele, et mu elu oli lihtsalt, ma olin läbi põlenud, olin müügiturundusjuht, olin ühes ehitusmaterjale tootvas ettevõttes ja see tööstress ja pinge oli sedavõrd intensiivne ja laastav, et läksin koju, mulle armastav naine kohe tuli ukse peal vastu, eks ole, sära silmil, et mees tuli nüüd koju, eks ole, aga mina olin tühi kui autokumm, eks ole, ja siis üks naine mulle ütles niimoodi, et kuule Eiki, sa näed välja nagu vana mees. Ja see oli allapoole vöödlöök minu jaoks, mis mõttes, mina olen 35 aastat vana mees on ju, mis jutt see on. Ja hakkasin otsima lahendusi ja alguses hakkasin joogaga tegelema, kuid jooga oli ikkagi selles mõttes selline kehali kange ja alustamiseks siuke keeruline praktika. Aga Sami Mälk ja Soomest pranajama õpetaja tuli workshopi tegema ja siis ma mõtlesin, et vau, et kuidas lihtsalt niisama istudes ja hingates ja pikutades on võimalik siuke seisund saavutada. Mu käed surisevad energiast, ma olen üle keha lõdvestunud, ma olen emotsionaalselt rõõmus ja mõtetest on pea täiesti tühi. Nii et see seisundi kogemus
andis nagu sellise erilise tunde. Muidugi rääkis õpetaja juurde, et on võimalik kehakaalu vähendada, on võimalik unehäiretest vabaneda, vererõhk kontrolli alla võtta. Ühesõnaga palju sihukest, mis justkui tundub selline nagu telereklaamina, et hästi kõik on võimalik, on ju. Et tundus alguses niimoodi, oli natuke skeptiline eestlase moodi, et aga kuna ma sain selle isikliku kogemuse, mis tõesti töötas, et mu keha ei kunagi niimoodi töötanud, noh, tunnen energiat, et sihuke eufooriline seisund, et siis ma hakkasin praktiseerima niimoodi ja tõesti, et kehakaal vähenes, noh, tol hetkel ma tegelesin jooksmisega, jooksin poolmaratone, maratone, et mu kehakaal oli juba selline 78 kilo peal, mis oli mu 18-aastase, siis ütleme, nooruspõlve sihuke ideaalkaal, aga siis puhtalt sellega, et ma hakkasin 5 korda nädalas hingamist tegema, see 78 pealt tuli kehakaal 74 kilo peale. Niimoodi, et ei midagi rohkemat ei teinud, lihtsalt ainevahetus muutub, keha raku tasandil puhastub ja toksiinid väljuvad, et noh, imeline kogemus, et sealt hakkas see kõik peale. Ja sa meie jutu alguses ütlesid ka, et tegelikult inimene on loodud täpselt nii, nagu ta on, et ta peab hingama. Ja hingamisega on need protsessid, nagu sa nimetasid alguses, et jah, et inimesed teavad, et võib-olla koolis on õpetatud, et me hingame hapniku sisse ja süsihappegaasi välja. Aga ütleme niimoodi, et rohkem teadlikud inimesed teavad, et me hingame tegelikult energiat sisse. Energia liigub meil siit niimoodi ringi ratast kogu aeg. Ja siis sisse tuleva energiaga siis me toome sisse vajalikud asjad, et inimene saaks elada, on terve, loodusega kooskõlas ja välja tuleva energia, kes viib välja kõik need happed ja muud toksilised asjad, nagu sa Eiki rääkisid. Ja see hingamine on inimesel just sellepärast siia pandudki juurde nagu komplekti, et kui inimene nüüd teeb hingamist targalt ja on loodusega kooskõlas, siis me ei vaja toidulisandeid, ravimeid, me ei ole haiged, me oleme puhtad, meil on kanalid lahti, me saame informatsiooni, me elame, suure tähega elame. Ja tegelikult ma toon siia ühe statistika, mis on minu elukogemuse juures, ma olen selle statistika kokku puutunud, nii et täna kulutab keskmine inimene maailmas 250-300 eurot kuus kõikvõimalike toidulisanditele, ravimitele, ravikindlustustele, kõigile selliste asjadele, mis tegelikult ei peaks tema rahakotist välja minema, kui ta elaks loodusega kooskõlas ja hingaks targalt. Hingamine meil on õhk täna tasuta ja kui ta teeb seda hingamist targalt, siis tal on kokkuhoid kuus päris suur rahaline kokkuhoid. Ja nüüd jõuamegi selle sündmuse juurde, Eiki, et sa korraldad, kas see hingamislaulupidu on maailmas esimest korda või seda on kuskil juba varem tehtud ka? Sellises vormis teda minule teadaolevalt ei ole kusagil tehtud. Ja ausalt öelda see nägemus, et seda nagu tegema hakata, see tuli mulle ühe hingamismeditatsiooni käigus 3 aastat tagasi. Oli siuke novembrikuu ja mõtlesin, et ma nüüd hakkan vaikselt vaatama, mis ma järgmiseks aastaks nende plaani võtan ja millega tegelema hakkan. Ja tegingi sellise taotluse enne hingamisseanssi, et kuidas ma saaksin teisi inimesi oma annetega 5000 korda rohkem teenida. Hakkasin hingama, lõdvestuma, lihtsalt lõdvestuma, südant avama ja ühel hetkel siis kangastus mu ette selline pilt lauluväljakust, kus see muruplats oli inimesi täis. Nad olid selili seal, hingasid, kõikides nendes sektorites oli seal hingamisterapeut ruumi hoidmas nendele. Ja seda kõike tehti siis Eesti muusikasaatel, et ma nägin, puldis oli Siiri Sisask, eks ole, kes laulis seal meile kõiki teada-tuntud laulu, mis maa see on ja see oli selline nagu hästi sügav ja ilus hetk. Ja siis ma nagu taipasin, et hingamislaulupidu, et eestlased on nagu laulurahvas ja hääle aluseks on hingamine. Ehk siis, et hääl hakkab helisema selle hingamise peal. Ja ma ise nagu näen seda ennekõike siis seda, et see ongi selline inimkonna uus võimalus oma teaduse tasandilt nagu kõrgemale tõusta just läbi selle sügava praktika, et me oleme harjunud 100 000 lauluväljakul kogunema ja hingama meile südamele lähedasi laulusid. Me teeme seda Dirigendi saatel, aga hingamisel siis ütleme selline ühishingamine
vaba hingamise praktika, kus iga inimene hingab ise oma hinge hingamist. Ehk siis, et seal on küll ette antud selline rütm, soovituslik, aga igaühe kopsumaht on erinev ja oluline on ainult sisse hingata, avarduda, laieneda ja välja hingates lõdvestuda ja lubada kõigel väljendusse tulla. On need siis hääled, on need siis mingid siputamised, tõmblemised, emotsioonid, et see on sihuke ülivabastav ja üliühendav inimesi nendes teadussagedustes, mida me ei pruugi isegi nagu teadvustada. Et hingamine on jah sihuke kogu elu alus, eks ole, me teame. Ja ka ütleme, et erinevad hingamiskogemused, mida me kogeme, need põhinevad erinevatel hingamismustritel, mis on inimestel justkui sellised loomupäraselt juba sisse niimoodi harjunud. Ja need hingamismustrid võivad olla inimese energiat toetavad, loomisprotsessi toetavad, lõdvestumist toetavad või vastupidi düsfunktsionaalselt. Ehk siis, et vastupidi kannatusi tekitavad, pingeid tekitavad. Ja teadliku hingamise praktikat regulaarselt tehes me hakkame lahustama ära neid samasid düsfunktsionaalseid hingamismustreid teadlikult. Variant on siis see, kus me teeme teatud konkreetseid hingamisharjutusi. Ja teine variant on ka nagu alateadlikult, ehk siis, et kui me teeme hingamispraktikat, fokusseerides oma tähelepanu hingamisele, siis hingamine on intelligentne ja ta ise sinu süsteemis loob seda muutust ka nendes piirkondades, mis sa ise nagu teadvustad. Kuidas, kui nüüd inimene tahab tulla sinna hingamislaulupeole ja tal pole õrna aimu ka, mismoodi see kõik see hingamine on, kas ta peab olema ennem harjutanud või peab ta lugenud midagi või ta tulebki ja tema jaoks on olemas täiesti mingi töötoad või terapeudid, kes aitavadki täiesti nullist inimest nüüd järgmise redelipulgani, et näed, et aitame sul nüüd kõigepealt korralikult õigesti hingama. Ma tean ise, ma olen kokku puutunud hingamises nii, et ma hingasin katkendlikult ja hingasin kiiresti ja ma ei hinganud lõpuni välja ja lõpuni sisse, et oligi niimoodi, et vahepeal siuke tunne, et õhupuudus on. Ja siis läheb veel stressi ka, siis tekibki niimoodi, et kuule, mis nüüd saab, et ma pean kiirabi kutsuma või antidepressandi võtma või mida iganes, et eriti kui äriinimene oled veel, tegeled ettevõtlusega, on pidevalt selline nagu matab hinge. Ja kui ma sain selle rütmi kätte, et alustada isegi kas või lihtsa hingamisega sisse-välja, et see juba aitas. Et kas saab abi siis see ka, kes üldse ei jaga sellest hingamist mitte midagi? Jaa, absoluutselt. Ütleme, kui meil on laulupidu ja tantsupidi, kus inimesed tulevad ja peavad ennem proovides käima ja komisjonidest läbi käima, et saada sinna lauluväljakule, et siis hingamislaulupeol on see, et kõik inimesed on sinna teretulnud, oodatud ja seal on inimesed, kes siis hoiavad ruumi ja loovad sellise keskkonna, kus inimene siis saab vabalt minna hingamispraktikaid praktiseerima erinevatesse töötubadesse. Meil on seal Hiina hingamispraktikad, India hingamispraktikad, Wim Hofi hingamispraktika, praegu maailmas hästi tuntud selline külmaveega harrastusega variant ja paljud teised hingamistehnikad, et lihtsalt tulla koha peale ja lihtsalt kogeda. Soovitame lihtsalt tunnetada seda, et mis sobib ja meeldib, et see töötoa valiku puhul. Ja me kombineerime seda siis pärimusmuusikaga ja tantsuga ja me räägime ka siis eestlusest ja siis ühtekuuluvustundest. Ehk siis, et ütleme selline hingamislaulupeo selline nägemus oligi see, et me mitte ainult ei hinga oma füüsilist tasandit, vaid ka teadvustasandi potentsiaali. Et hingamine võimaldab meil erinevate teadvustasandite vahel siis navigeerida. Ja hästi oluline on siis ka see pärimuse siis tunnetus ja kogemine. Et hingamine võimaldab meil ka suhelda nende ütleme põlvedega, mida me võib-olla füüsiliselt enam enda kõrval ei taju, kuid energeetiliselt nad siiski on meiega seotud. Et me teame, ütleme siin DNA uuringud näitavad, et inimene kannab 5 või 7 põlve informatsiooni endaga kaasas. Piibel räägib sellest samamoodi, et just kui mingid patte või asju nuheldakse mitu põlve ja perekostelöörid on sama meelt, et meie soov ongi selle hingamislaulupeoga tugevdada ühtekuuluvustunnet. Ja selle aasta teema meil ongi siis juured
loodustes, pärimuses ja kultuuris. Ehk siis, et selline konkreetne teema, et me alustame, et me kõigepealt tunneme tänutunnet oma esiisadele ja emadele, et nad on oma armastuse ja hoole ja vaevaga võimaldanud meil seda kõike siin kogeda täna. See on väga-väga võimas programm, ma olen selle programmiga tutvunud, et ma julgustan selle intervjuu vaatajat sellega, et see investeering, pilet osta ja sinna kohale minna tasub 1000-kordselt ära. Sellepärast, et sa ei pea oskama laulda, sa ei pea oskama hingata, aga ma olen täiesti kindel, et kui sa sinna kohale tuled, siis päeva lõpuks sa oskad laulda ja oskad hingata. Sest et hingamine on vabastav. Ta vabastab kõik sinu blokeeringud, takistused, avab kõik vajalikud tööriistad sulle, et sinu elu läheb nagu kergemaks, sa hakkad hõljuma, sa oled nagu lumehelves. Ma räägin oma kogemusest, kus ma olin ettevõtluses täiesti kõrbenud ja tulin välja samuti. Mind aitas ka hingamine, aitasid erinevad teraapiad ja toon siia ühe sükse tarkuse ka veel, et kes mind õpetas üks munk, väga tark inimene, elab Inglismaal täna, siis tema õpetas mul, ma olen ise eluaeg sporti teinud ja olen järgi proovinud, et pikka maad joosta, et hingad taldadega, jalataldadega. No see on tegelikult niimoodi, et sa hingad küll suu ja nina kaudu, aga sa kujutad ette, et õhk liigub sul jalataldade kaudu sisse-välja. Ja te võite seda proovida, te jooksete kauem ja te ei väsi ära. Ja hingamisega on, ma usun, et sa, Eiki, oled nõus, et hingamine ravib absoluutselt kõike. Kui sul pea valutab, siis lihtsalt istud mugavalt maha, keskendud selle valu kohale ja hakkad selle valu kohaga hingama ja 5-minutise hingamisega see valu kaob. Aga räägime nüüd, Eiki, nendest esinejatest. Ma tean, et seal on väga-väga võimsad esinejad. Räägi nendest, et miks sul on selline valik tehtud ja mida nad seal räägivad või mida nad laulavad? Jah, ütleme hingamis siis õpetajatest, juhatajatest tõesti on minu isiklikku arvamust mööda Eesti parimad hingamiseksperdid kokku sinna õnnestunud meil kutsuda. Ja mille põhjal sai seda niimoodi valitud, siis ennekõike selle pühendumise järgi, millega inimesed oma siis õpetust on siis jagamas. Viktor Palmet siis Qiguni töötoa tegija, Wushu ja Kung Fu meister, et suurepärane võimalus inimesed, kes on olnud laevakapten ja suuri meeskondasid juhtinud, et kuidas seda vaimse poole pealt, ütleme, energeetilist sihukest väge läbi hingamise kogeda läbi Hiina siis õpetuse. Alar Tamming kindlasti Eestis tuntud mees, kes ta on võib-olla eestlasel tuntud kui kullakaupmees, aga ma olen kuulnud, et tegelikult on väga professionaalne hoopis ka hingamise teemadel. Ja no Alar on ikkagi selles mõttes psühholoogilise haridusega selline, minu arvates selline, ütleme, teadlase tüüpi nagu mees, kes tõesti viimase molekulini kõik asjad kõigepealt lahti uurib ja alles siis hakkab midagi tegema ja olema ja ta on sellise suurepärase hingamispraktika nagu superhingamise siis süsteemi kokku pannud ja see on siis selline tõesti väga sügavaid inimese siis teadlikke ja alateadlikke siis piiranguid blokeerida nagu vabastav hingamistehnika, kus on siis intensiivne hingamine, liikumine, väga erineva siis sagedusega helivariatsioonid, et väga võimas töötuba Alarit. Siis on Piret Haamer, räägib joogalikust hingamisest, ehk siis üks varasemaid hingamise siis õpetusi tulebki siis Patanjalilt, kes siis elas mõned sajandid peale siis Kristust, kes tuli siis välja sellise jooga siis kultuuriõpetusega ja seal on siis ka välja toodud siis hingamine. Ja see on väga põnev ja sügav praktika jällegi täitsa fundamentaaltasanditel.
muuta. Madis Meister, Wim Hofi metoodika, praktika inimestele, kes on valmis sihukest läbi šoki teadlikkuse liikuma sellisesse võimsamasse energeetilise seisundisse. Ja mina isiklikult teen seal töötuba siis teemal tänapäeva kõige tähtsam oskus lõdvestuda intensiivsuses. Ehk siis, et nagu me siin teame, et keskkonnad on praegu väga muutlikud, volatiivsed, võib-olla ka toksilised mingites piirkondades, et kuidas siis läbi hingamise oma närvisüsteemi niimoodi treenida, et sa suudaksid niimoodi mitte häirida ja lasta ennast segada sellest. Suudad nagu navigeerida sellest keerulisest. Navigeerida jah, et sa lihtsalt mingid asjad lülitad seal välja või kui isegi su süsteem saab sellest niimoodi täis, et siis sa lihtsalt tunned selle ja oskad selle niimoodi vabaks lasta oma süsteemi. Et nii kui sa ütlesid, et jalataldade kaudu on võimalik niimoodi hingata, siis jah, tõsi see niimoodi on, et meie keha füsioloogiliselt hingab läbi nina valdavalt ja läbi suu, aga ütleme, energeetiline hingamine võib täiesti vabalt toimuda läbi naha ja läbi piirkondade siis teadliku nagu fookuse viimisega, et öeldakse ka biodünaamiline hingamine selle kohta. Selle kohta on ka rida mõõtmisi ja see ei ole mingisugune viimase sajandi nagu leiutus, vaid tegelikult seda on aastasadu praktiseeritud. Jah, seda on tegelikult, seda on varjatud, sellest ei ole räägitud, aga jällegi inimene on niimoodi loodud, et tõesti see energia liigub naha kõikvõimalike silmade, kõrvaaukude, juuste, kõige kaudu, mis inimene on, see inimene on ju elus organ ja kõik hingab ja sellepärast ongi totter, et nõutakse maski kandmist, et see nagu peatab midagi, aga kõik teised kohad on vabad. Nägu, silmad, kõrvaaugud, nahk, kõik on vabad, et hingamine, energia liikumine käib edasi. Ega siis bakter või parasiit ei liigu ainult nüüd suu kõrguselt ja siit maskini. Bakter tuleb ju ümberringi, et see ongi, see näitab tegelikult meie meditsiini teadlike inimeste taset, et no jumal hoidku küll, pange mask ette, siis on kõik takistatud. Ei ole, aga ülejäänud kohad on lahti inimesel. Et see ongi, see maski nõue on absurdne. Aga seal on ju ka lauljad inimesed, kes siis hoiavad seda meloodilist poolt üleval, keda sa tahad nagu mainida, kes seal nagu seda laulupoolega on. Eddie Ganson vist on. Ja ütleme, laulmise poole pealt ka on meil jällegi valitud need inimesed, kes on ka ise varasema siis hingamise siis kogemusega, kes on ka ennast aidanud läbi hingamise. Karolin Kõrre, laulmisõpetaja, muusik, laulukirjutaja, väga vahva noorartist. Hedvi Ganson on meil peaesineja, meie pärimusmuusikakandja Triinu Taul ja Silver Sepp, fantaasiapillimees. Mees, kes teeb lihtsalt fantaasia instrumendid ja nende peal muusikat, et väga imeline talent, et nemad loovad meil muusikat ja siis ütleme, meie hingamislaulupeo kulminatsiooniks ongi nagu ühishingamine ja laulmine, mis toob kokku kõik kohalviibijad ja siis loomegi sellise ühise atmosfääri, et tähistada Eesti maalaseks olemist sellele ajastule sobival moel. Et selline on meil selle seal on veel võimalus ju ka kaubelda. Te olete loonud ka selle võimaluse, et inimesed tulevad pikaks päevaks, energia on ka toit, et seal on võimalus ka, kes pakub tõesti kehale õiget toitu ja tervislikku toitu, siis seal saab ju inimesed saavad osta ja kaupmehed saavad müüa. Jah, me oleme teinud nagu, et parimat pakkuda meile endale. Et toidu poole pealt on meil ka siis taimetoidukokad, metsikud maitsed, selline firma on Pärnus, kes tegelebki ainult siis ütleme mahetoidu siis loomisega ja serveerimisega. Ja teadliku valiku laat on ja siis inimestele, kes lihtsalt tahavad natuke siis teadlikumalt endale siis toitumist valida või... seal saab ka müüa ju isegi näiteks mingit teaduslikku kirjandust või midagi. Ja mida iganes, et mis ikkagi aitab inimest vibratsioonist tõsta, tervem olla ja targem ja sellised asjad. Aga kust kohast inimene saaks veel infot lugeda ja mis see pilet ja kus sa saad pileti osta? Jah, hingamislaulupeol on oma kodulehekülg hingamislaulupidu.ee
et seal on programm väljas, seal on esinejad väljas, seal on võimalik veel mõned vabad kohad on kauplemiseks, et on võimalik ennast ise kauplema registreerida. Ööbima on võimalik jääda, et meil on selline ametlik programm saab kell 11 läbi Hedvig Hanssoni kontsertiga. Ja siis, kes nüüd ütleme, läheb ära ja kes jäävad ööbima, et siis toimub ka selline lõkkeõhtu nii-öelda koha peale jääjatele, et paaritunnine selline ühine olemine lõkke ääres. Räägime Kalevipoja lugusid, laulame koos ja Anu Kallaus tuleb siis astroloogina rääkima järgneva poole aasta siis astroloogilise kaardi energiatest, et mismoodi siin siis ütleme taevakehade siis liikumised meid mõjutavad ja saab seal koha peal küsimusi küsida, et mis iganes siis teemal parasjagu see üles siis tõstatub. Ja pilet maksab täna 79 eurot on festivali pilet jah, nii et kui siin ümberringi festivalid on siin 100 ja 150 eurosed päevapilet, siis me oleme hoidnud selle pileti hinna võimalikult taskukohasena. Et kõik saaksid tulla ja perepilet on 169 eurot, et on võimalik neljakesi tulla selle raha eest. Me paneme selle info selle intervjuu alla, selle kodulehe aadressi ja pileti ostu võimalused. Ja ka Fountain Newsi kanalis on 2 artiklit hingamislaulupeo kohta, kus on ka kõik see pileti info olemas. Ja kas sa, Heiki, tahad midagi erilist veel öelda kuulajale vaatajale, et selle hingamislauluga seoses? Võib-olla selle ühishingamise poole pealt, et meil on selline täiesti uus sihuke võimalus kogeda, et me ise näeme seda, et see on selline galaktiline selline transformatsiooni hetk sellest päevast tulemas. Ja me teeme siis ühishingamise selles võtmes, et puhastada iga ühe inimese siis enda isiklikku keha, meelesüsteemi, kõikvõimalikest siis orjameelsuse mustritest, programmidest, mis on siis ütleme siin viimased 800 aastat meid siis mõjutanud. Ja lasta vabaks need piiravad mustrid igaühel individuaalselt iseendast ja samamoodi ka kollektiivteadvuse siis rahvusegregoori siis energiatest, et see on selline sõnum, mida meil on vaja siin nüüd 20. augustil teha. Et see sõnum tuli väga huvitavalt aasta esimesel päeval läbi, et sõpradega mediteerisime ja häälisime kõiksuse mantrat Om 108 korda järjest, selline mõnus seltskond meil, käime vahest koos üle mingi 230 inimest olime ja siis selle hingamise, ommimise, häälimise käigus siis kangastus silmade ette selline pilt eestlaste nagu elupuust, mis oli poolenisti läbi raiutud. Aga ta oli nagu sitke ja nagu tugev, elujõuline ja siis ühel hetkel kangastus mu silmade ette minu esiisa 13. sajandist, selline raudrüüs, selline lühikene mees aga see mees oli nagu sellisest terasest, et selline huvitav kujund tekkis ja tekkis selline hetk selle ommimise käigus, kus energiad läksid hästi kõrgele ja tuli selline pilt ette, kus oli vastane meil vastas. Ja see kogemus oli selline, et võitlus lähebki elu ja surma peale, ehk siis, et see energia oli niivõrd võimas ja hingata ja lõdvestuda, jääda sellesse olekusse, jääda sellesse kaitseolekusse, valmisolekusse elada või surra, et see oli sihuke väga võimas ürgne hetk, valmisolek. Ja seda oli ka kogu meeskonnas seal, kes me seal hingasime tunda, et see 108 ommist, see hingamine läks üle 108 ommi juba, et me hingasime lõpuks seal ligi tund aega
jutti, et see oli sihuke müstiline teadusavardus ja seesama esiisa, kes oli kohal seal, ütles, et me tuleme teile appi. Nii et sealt ütleme seesama teema, siis juured looduses, pärimuses ja kultuuris, et me tahame, et me kõik saaksime seda algupärast ennem siis Eesti alade ühendamist, seda energiat, seda väge tagasi võtta. Väga võimas, mul on igal juhul hea tunne ja ma arvan, et me jätame põnevavad lood selle hingamislaulupeole koha peale ja vaataja-kuulaja, mina lähen sinna kohale, sest et õhk ja hingamine on kõige tähtsam meie elus. Ja me kohtume siis teiega 20. august sellel aastal. Mis kell see sündmus hakkab? Kell 11. Kell 11 ja 11 ka lõpeb. Ehk siis täispäev väga kasulikke ja mõnusaid tegevusi ja ma tänan kuulajat-vaatajat selle intervjuu kuulamise eest. Kindlasti tellige uudiskiri Fontenewsilt, et olla igakuiste, iganädalaste uudistega kursis. Ja egas midagi, aitäh Heiki siin selle huvitava loo eest ja ega midagi, kohtumiseni. Ja tuleme kokku, hingame, laulame iseennast ja ühiskonda tervemaks ja paremaks, maailma sõbralikumaks ja hoolivamaks ja paneme koos aluse traditsioonile, mis meid inimesi toetab ja ühendab ja alustame Eestist ja alustame maailma. Absoluutselt. Ja mis selle peale, mis muud öelda, hingame sügavalt sisse. Armasta ennast. Nägemist.